Tere tulemast vaatama ABB videosarja, milles tuleb juttu kodumajapidamise elektriseadmete valikust ja võimalustest. Kui videosarja eelmises osas piilusime kilbi ukse taha, siis seekord läheme üldse seina taha, nagu läks Vinski raamatus Ülelinna Vinski. Ja seina taha aitab meil minna ABB tootejuht Meelis Paas. No mis elektri mõistes üldse seina taga toimub? Seina taga on kaablid, seina taga on muud elektriseadmed, mis on sinna paigaldatud esteetilistel põhjustel enamasti. Kui need seadmed ja juhtmed on silma alt ära seina taga, kas siis on üldse oluline, mis seal seina taga toimub? Kindlasti on oluline ja kindlasti on isegi veel olulisem, kui nad on nähtavad. Sest et kui me ei näe neid, siis me ei avasta väikseid vigasid või väikseid rikkeid ja me avastame selle alles siis, kui probleem on juba suur. Mis rolli mängib kõige selle puhul seinamaterjal, igasugused tälgised ja nii edasi? Kindlasti on see oluline. Tihtipeale kasutatakse seinte sees süttivaid materjale või tuleohtlikke materjale. Elektriseadmete puhul, eriti paigalduskarpide puhul, tuleks vältida, et läbi karpide ei satuks seinatagant karpide sisse. Nad võivad sattuda elektrit juhtivatele osadele klemmidele ja põhjustada tulekahju. Aga vaatamegi siis Meelise kaasabil, millised need karbid seal seina taga on ja millised omadused neid olema peavad. Jah, kvaliteetne karp peaks olema eelkõige selline, mis püsib hästi seinas. Ehk et antud karbi puhul näeme seda, et see kraen, mis teda kinni hoiab, see on piisavalt tai, ehk et isegi kui auk on, milles see karp paigaldatakse, on saanud pisut suurem, siis ta ei kuku teisele poole seina. Samamoodi on oluline, et kinnituskõrvad, mis siis hoiavad teda seinast välja kukkumast teisele poole, et ka need oleks piisavalt suured. Need on sellel karbil olemas. Lisaks on sellel karbil tõmbetakistid kaablitele, ehk et kaabel fikseerub ilusti siia aukudesse ja ei kuku välja. On olemas ka kõri sisseviik, juhul kasutatakse kõriühendust, mingit torudega ühendust. Ja mis teeb seal karbi eriliseks, on see, et see karp on teleskoop konstruktsiooniga. Seda on võimalik teha suuremaks. Ja seda on võimalik teha väiksemaks. Selge, aga siin laua peal on veel ühed karbid. Mis nendega tehakse või kuhu need pannakse? Need on ABB, AP9 ja AP10 pinnapealsed karbid. Need on siis varukarbid ja nende IP-aasta on IP65. IP65 tähendab siis seda, et neid võib paigaldada välja. Meil nad on pritsmekindlad, hästi lühidalt öeldes. Samas karbis on siis läbiviigud ja need on kummist läbiviigud, mis siis tagab selle, et karp on IP65, et kui siit torgata korrektselt kaabli läbi, siis on kaabli läbiviik on tihendatud. Ja karbi kinnituskruvid läheb vahe. Et siis sellega need kruvid või saugud, millega karp seina peale paigaldatakse, need vahe 60 mm. 60 mm on standardne süviskarbi seadme kinnituskruide vahe. Ehk et väga lihtne ja hõlbus on see karpi paigaldada ka süvispaigaldusskarbi peale. Ja võib tekkida küsimus, milleks vaja on. See on hästi lihtne moodus, kuidas minna süvispaigaldusel pindpaigaldusel üle näidata. Samuti saab AP-doosidesse paigaldada tõmbetakist. Hästi lihtne, hästi usaldusväärne toode. Paigaldamine on lihtne, käib klõpsuga doosi põhja. Kaabel kinnitatakse siia peale kaabliköidisega. Ja see tagab, et kaabel, see on kinnitatud tõmbetakistiga, seda aidata doosist välja tõmmata. Ega see ei lähe ka liiga rohkem doosi sisse. Nüüd me saime teada, mis seal seina taga tegelikult toimub ja kui ma nüüd tunnen ennast üsna kindlalt ja tahan ise selle doosi sinna paigaldada, kas ma võin selle töö ette võtta? Elektritööd jäägu ikkagi elektritööd tegijale.
jäägu see nende inimeste teha, kes on vastavat eriala õppinud ja nende teadmisi kontrollitud. Niimoodi tagame ohutuse. Eriti oluline on kindlasti seda põhimõtet jälgida panitubade, saunade ja muude selliste niiskete ruumide puhul, kus oht on veel suurem. Kuigi pealtnäha lihtsad ja väiksed, on karpidel koduses elektrisüsteemis vägagi kandev roll. Ja peamine kriteerium, mis nende puhul arvestada, olgu kvaliteet.